Ants Nurk, kui Jõgeva sai linnaõigused, olid teie vist 1 aasta vana, aga mis ajast Jõgeva linna mäletate üldse? No mina hakkan mäletama kuskil, võib-olla kuskil ja ütleme 39. aastast või 40. Igatahes kui 41. aastal oli küüditamine, siis seda aega ma mäletan päris hästi. Olgugi, et ma olin väike poiss aga ma sain siis nii palju aru, et meie naised, maja naised kõik kangesti nutsid ja olid kurvad ja et midagi paha toimub. Jah, no praegu olete tuntud ka kaitseliitlane, kuigi juba elus vist. Mida, kas vanasti sõjaväelasi ka Jõgeval mäletate või oli siin mõni sõjaväeosa ka, ma mõtlen Eesti aeg? Sõjaväeosa ei olnud kaitseliitlane ja kaitseliitlased. Aga millised majad kõige rohkem Jõgeval meelde on jäänud? No majasid on meelde jäänud Jõgevalt päris palju. Meie elasime seal, kus praegu on politseimaja. Politseimaja taga on see park ja siis siin ees oli Leibergi kauplus ja Leibergi kaupluse hoovis oli kahekorruseline elav. Leibergi poest on ka vist Peti Alver kirjutanud. Jah, ja meie elasime seal teisel korrusel. Jah, kuidas tänane Jõgeva meeldib? Tänane Jõgeva ikka areneb ja mulle meeldib ja ta on ikka minu kodulinn ja siia sellega ma jään seotuks ikkagi elu lõpuni. Aga aitäh! Kõik head! Sulle ka!